Eestis on soola liigtarvitamine suureks probleemiks. Uuringute kohaselt tarvitavad eestlased kuni 50% rohkem soola. Kuid miks on soolaga liialdamine südamele ohtlik? Liigne sool toidus tõstab veremahtu ja veremaht on üks peamine parameeter, mis põhjustab kõrgvererõhu tõbe. Kui see maht on liiga kõrge, siis tekib liigne vererõhk veresoontes, mis kahjustab lõpuks veresooni. Ja see põhimõtteliselt oli teada juba üle 2000 aasta tagasi, kui Hiina meditsiinikirjutises Kollane imperaator oli siis selline väljendus, et kui on liiga palju soola toidus, siis pulss läheb liiga tugevaks. Ja kui me vaatame näiteks Jaapanist, kus on soola tarvitamine väga suur, on hästi palju ajuinsulte, just kõrgvererõhu tõbi on hästi palju seotud ajuinsultidega. Mis on päevane soovituslik kogus soola ja kui lihtne on seda igapäevasest toidust kätte saada? Füsioloogiline keedusoola kogus on 3–5 grammi. 3 on natukene liiga raske saavutada, 5 on selline, mis on nagu saavutatav, aga me tarbime liiga palju soola. Ja põhjus on see, et me oleme Põhjamaa ühelt poolt, on olnud raske töö, füüsiline töö ka siin minevikus ja veel lähiminevikus. Nüüd seda enam ei ole, aga selline maitse on jäänud ikkagi samaks. Kui me võrdleme näiteks Soomega, Soomes on päris palju edu saavutatud 16 grammilt päevas on soola tarbimine läinud 8 grammile päevas, aga ikkagi see on natukene rohkem kui on füsioloogiline. Ja eks need toiduharjumused ongi väga keerulised muutuma. 1 gramm aastas siis päevast toidusoola on võimalik vähendada nii, et see ei tundu nagu liigse sellise diskrimineerimisena inimesele. Aga millistes toitudes, mida me igapäevaselt sööme, on kõige rohkem soola, et mida me võiksime vältida või vähendada? Kõige suurem allikas on tegelikult eeltöödeldud toidud, et need valmis toidud, kusagil 80% me saame soola seal. Me sageli inimesed ütlevad et ma ei panegi ju toidule soola juurde, aga juba tõesti me saame tavalisest toidust selle soola kätte. Doktor, millist on teie soovitused igapäevase soola koguse tarvitamise vähendamiseks, et hoida oma südame tervist? On päris mitmeid võimalusi, kui me ise valmistame toitu, näiteks kasutada mineraalsoola, kus naatriumkloriid on asendatud kaaliumkloriidiga ja väga palju mitmeid teisi võimalusi, kuidas soola tarbimist vähendada, näiteks kasutada ürte, kasutada vürtse, mis annavad toidule maitse ja siis soola tarbimine läheb sellega väiksemaks. Ja samuti kindlasti mitmekülgne toit, puu, juurviljad aitavad ka tasakaalustada seda igapäevast toitu. Umbes 1/3 inimestest on niinimetatud soolatundlikud inimesed ja need saavad hästi palju kasu sellest, kui soola toidus vähendada. Kui nad on hüpertoonikud, nende vererõhk on kõrge, siis vererõhk normaliseerub päris kiiresti. Väga suures Intersalt uuringus leiti, et kui 10 grammi pealt on ööpäevas võimalik viia siis soola kogus 5 grammi peale, siis keskmiselt saadakse 5 millimeetrit elavhõbeda samast süstoolse vererõhu langus, aga nendel soolatundlikel on see efekt veelgi suurem. Aitäh, doktor Viigimaa, meeldiva ja huvitava intervjuu eest!